Boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Boost, boost, boost. Boost, boost, boost. Boost Casino. Boost Casino. Eesti Esu. Saadet toetab Boost Casino. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad. Tere, Valdo Hertsmann. Tervist. Valdo, sina oled Tammi nõukogu juhatuse esimees. Ja, Eesti Tamm nõukoda juhatuse esimees. Mis on Tamm? Tamm on täiend alternatiivmeditsiin lühendatult. Mida see endast kujutab? Ja mis nõukoda on siis pigem, eks? Nii. Ma ei hakka rääkima, mis täiend alternatiivmeditsiin kujutab. No seda tahaks ka teada. No ütleme nõukojas siis kõigepealt. Me oleme selline organisatsioon, katusorganisatsioon Eestis. Me ühendame Eesti selliseid juhtivamaid ja tugevamaid koole, ühinguid selles valdkonnas. Eesmärgiga kvaliteedile. Ehk me oleme loonud ka kutsesüsteemi. Me jälgime, et koolituse kvaliteet, suhtluskvaliteet, et need asjad kõik oleksid sellel tasemel, mis on ohutu ja turvaline klientide jaoks. Me oleme teinud kokkulepped kvaliteedi ja üldse eetika osas. Meil on sellised koodeksid. Ja selle valdkonna siis erinevate koolide või ühingute koolituste lõpetajad siis on võimalik taotleda kutsesertifikaati või kutsetunnistust, nagu me nimetame. Ja kui sul on see kutsetunnistus, siis see näitab, et sa erined ikkagi nagu tava valdkonna tegijast või mis iganes spetsialistist. Ehk me tahame, et oleks eristatud, koolitatud terapeut sellest nii nimetatud valdkonnast. Nagu ei saada aru, mis asi see täiendmeditsiin on, et see on nagu häirinud paljusid ka, ütleme, võtame siis kas või siis riigitegelaste hulgast. Luuakse mingit pilti, mingit puukallistajaid, mingit uhuud ja samas ei teata, kellest räägitakse. Me oleme seda pilti nüüd selgistanud juba ikkagi nii mõnda aega. Et nõukoda ise on juba 2006. aastal loodud. Aktiivsem tegevus läks lahti 2018. Sinna maale isegi ligi 10 aastat olime sihtasutus Kutsekoda ümarlaua juures, kus me andsime riiklikult välja või saime anda välja riiklikku tunnustatud kutsetunnistust oma erialadele. Ehk riik aktsepteeris, andis välja ja aktsepteeris. Ja 18. aastal siis ootamatult öeldi, et ei ole vaja enam meie erialadele anda välja kutsetunnistust riiklikult. Põhjendusi eriti ei toodud, ma ei tea, kas seal oli ressurssides asi või tekkis mingi poliitiline konks sinna kellegi poolt, meil ju kõigub see kõik. Igades, siis me olime fakti ees sisuliselt, kas me siis paneme pillid kotti ja lõpetame tegevusega, kui on nii palju koole tegutsevad ja neid tuleb ju kogu aeg juurde, erialasid tuleb juurde, see on tohutu valdkond. Ja meie huvi oli ikkagi, et need meie koolitatud inimesed, terapeudid, et neil oleks siis ka millelegi toetuda, et meie koolitusel, selle süsteemil oleks millelegi toetada. Ehk me jätkasime tegelikult 2018. aastast seda, mis me tegime sinna nagu riiklikul tasemel. Et me lõime oma süsteemi, avasime oma kodulehed, tegime selle sama Euroopa kvalifikatsioonisüsteemi järgse kutsesüsteemi. Kinnitasime selle ja hakkasime kutseid välja andma oma koolituse järgselt. Ehk see ei olnud enam riiklikult tunnustatud, aga vaba turg, nagu meil Eestis praegult on, meil ei olnud ka sellist nagu juriidilist tõket selle jaoks, et me võisime seda teha. Meil on lihtsalt teist väljapääsu. Enne ma ütlesin sulle väga lihtsalt ja labaselt, et kui ma jään haigeks, on mul 2 varianti. Kas ma jään arsti juurde või nõia juurde. Ja sa ütlesid, et Tamm on see, mis sinna vahepeale jääb. Aga kuidas see kutsetunnistuse väljastamine siis käib? Ütleme, kui ma tahan hakata mis iganes valdkonna, näiteks terapeudiks on ju. Kas ma tulen teie juurde, teie õpetate mind või ma käin ise kuskil või on mingi test või kuidas see käib? See on ikkagi niimoodi, et meie liikmed, kui organisatsioon, meil liikmeteks on organisatsioonid, mitte eraisikud praegu. Jah, on võimalik ka eraisiku toetaja eraisikuna tulla sinna, toetajaliige.
aga just need organisatsioonid, kes hoolivad sellest kvaliteedist, nii et kui isik, õpilane on mingi koolituse lõpetanud, siis need erialad reeglina, mis on meie liikmed, on ka välja töötanud vastava kutsestandardi ja hindamisstandardi, nüüd lähtudes just sellest samast Euroopa kvalifikatsioonisüsteemist. Tase 5, tase 6, tase 7 on meie need tasemed. Ja kui see standard on olemas, siis kui koolitus on lõppenud, on see kellel siis 2 aastat, kellel 3, kellel 5, kellel rohkemgi, siis on võimalik taotleda kutsetunnistust. Selleks meil on eraldi eksam, eraldi luuakse, on olemas nii-öelda eriala kutsekomisjon, hindamiskomisjon, kogu see süsteem on olemas, samamoodi nagu oli riiklikus kutsekojas. Ja siis läbides selle, need on tavaliselt sellised päevased eksamid reeglina, igal erialal vastavalt nagu kujundatud nagu selle erialale kohale. Ja taotleja maksab mingi raha, komisjonid, seal 3-liikmeline hindamiskomisjon, 4-liikmeline kutsekomisjon, viivad kõik need protseduurilised asjad läbi ja kui sa vastad siis nendele kriteeriumitele, mis on seal hindamistandardis, siis sa saad selle kutse, antakse sulle pidulikult kutsetunnistusele ja siis sul on see tase, mis sulle määratakse, mida sa taotlesid ja need nimed lähevad siis meie TAM-terapeutide registrisse, mis on ka olemas nüüd juba 5. aastat. Meil on välja antud nüüd tänaseks iseseisvalt juba üle 200 kutsetunnistuse. Liikmeid meil on, seda sai küsinud, on 19 hetkel organisatsiooni ja erialasid nüüd on tegelikult kuskil 16. Mõned liikmed, näiteks hingamise alaseid liikmeid on meil 3 lausa hetkel. See valdkond on selline, et ütleme, kui mitte väga süveneda, siis võib alla kirjutada väga palju asju ja nagu sa ütlesid, meil on ikkagi vaba turg on, et tegelikult ma ei pea ju saama seda kutsetunnistust, ma võin ise panna oma putka üles, ma oskan ka hingata, ütlen inimestele sisse-välja, panen ilusa muusika tööle ja olengi hingamisterapeut on ju. Et kuidas siis eristada, kuidas ütleme tavainimene võiks eristada seda, et kas ma lähen mingisuguse kutsetunnistusega inimese juurde või ma lähen ikkagi mingisuguse täieliku šarlatani juurde? No inimesi on erinevaid, eks. Teinekord on šarlatan, ta on võib-olla sildistatud nimi. Üks ütleb šarlatan, teine ütleb, et imetegija. Teinekord võib see sama šarlatan jutumärkides olla suurepärane tervendaja. Meil olid ju kaikalained ja vigala sass ja kas me saame nende kohta, mida me saame siis nende kohta öelda. Neil ei olnud kutsetunnistust. Ometi nendele joosti tormi. Kuidas meie inimest leida ongi see sama, et vaata registrisse, TAM-terapeutide register, ongi tamregister.ee. Aga kas inimesi huvitab see? Ütleme, et Eesti on esorahvas, seda ma olen alati öelnud, et mulle tundub, et meil on vähemalt kergem alla neelata sellist, ütleme, loodusravi või selliseid nippe, mis on väga kaua meil kaasas käinud. Mu enda üks parimaid kogemusi sellest, ütleme, apteek versus mets on ju, oli mul 20. alguses täitsa lambist, mul tekkisid mõned siuksed soolatükkad siia ja nad olid mul päris mitu aastat, paar tükki oli. Ja apteegist müüakse igasuguseid vedelikke, mis teevad selle hästi pehmeks, kuidagi peaaegu läheb ära, on ju, aga siis tuleb tagasi. Ja siis mul vanatädi korjas vereurmarohtu ja saatis mulle veel margariini pakis külmutatult, pani sügav külma, saatis mulle linna seda. Ja ma võtsin ühe selle väikse rohu juure, murdsin selle katki, mul olid 2 päevaga läinud, pole enam mitte midagi, pole märkigi sellest, on ju. Et siis mind pani ka see mõtlema, et ahaa, et tegelikult on ju tohutu teadmine ja ravimtaimedest rääkides eriti. Et tänapäeval me elame sellises, ütleme, inforuumis, kus kõik teaduspõhine on justkui hästi üles tõstetud, on ju. Ja kõik, mis ei ole teaduspõhine, on sellisesse mingisugusesse valdkonda ära paigutatud. Et ma ei tea, teie töö on siis ikkagi tõsta sellist asja või kas sellised mingid ravimtaime teadlased kuuluvad teie sinna valdkondade alla? Meil üks eriala ongi, võiks nimetada siis see traditsiooniline valdkond, ongi Eesti pärimusmeditsiin.
puhtalt ongi taimed, kõik need tavad, kultuurilised pärandid, mis on antud põlvest põlve edasi. Ja see on nüüd traditsiooniline lähenemine. Nii nagu on näiteks Hiinas on Hiina meditsiin, nii nagu Tiibetis on Tiibeti meditsiin, Jaapanis on omad kultuurilised sellised tervendusmeetodid. Meil on need kõik olemas. Aga siin, kui me nüüd korraks nimest räägime, siin on hea koht, eks, kui näiteks Hiinas on see traditsiooniline eriala, traditsioonilise meditsiini eriala, nimetatakse koha peal. Kui nüüd Hiina see eriala tuuakse siia, siis siin me nimetame teda juba täiendavaks, sest Hiina meditsiin ei ole meie kultuuripärand. Eks selle tõttu me kasutamegi pigem nüüd oma nõukojas ka, me tahame nime vahetada, et läheme üle vaikselt sellele, jätame ära selle sõna alternatiivne, mis ei kõla enam hästi tänapäeval. Me ei taha vastanduda kellegagi. Täiendmeditsiini nõukoda. Aga see küsimus nüüd oli tegelikult vereurmarohtu kasutan mina ka, et see on suurepärane asi ja ma ei teagi kõiki neid asju, mida kõike saab, aga et sidrunmelissi idee ja super asjad on meil olemas kõik. See on juba selline, ütleme, pärimuse hoidmine, aga huvitaval kombel, siit tuleb mu järgmine küsimus, et kuidas sa defineerid tervet inimest? Et pärimuse hoidmine, ütleme, kultuurilise pärimuse hoidmine on, ütleks ka mingisugune tervise osa, aga selline, ma ei tea, ravimtaimed ja sellised asjad, et mul tõesti näiteks soolatüügas kadus ära, väga selge, nähtav, tervise mure põhimõtteliselt kadus ära, et see puudutab ka meie füüsilist tervist, aga kuidas sa defineeriksid tervet inimest? Mis mina nüüd, mina kasutan neid väljendid, kuidas näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsioon defineerib tervet inimest. Siiamaani kogu aeg või pikalt oli, ütleme veel 10 aastat tagasi oli defineering see, et terve on siis, kui sul haigust ei ole. Nüüd on see ikkagi viimase kuskil 5 aasta või isegi 7 aasta jooksul muutunud, et defineeritakse ka seda, et tervis ei ole lihtsalt haiguse puudumine, vaid see on selline vaimne heaolu seisund. Ja kui veelgi kaugemale öelda, et inimene saab lihtsalt oma eluga ise hakkama. Et ta on võimeline ühiskonnas kaasa lööma, tegutsema, et ta on positiivne. Et lihtsalt tal võib-olla ei olegi haigust, aga kui ta ei suuda toimetada, tänapäeva näited, eks, mis need kõik on, need üliärevused ja depressioonid ja need näitavad. See ei ole just nagu haigus, aga ometi ta ei ole terve inimene. Sellest vaimse tervise kriisist räägitakse oigu palju viimasel ajal ja see on minu hinnangul ikkagi vahepeal ka väga selline ülepuhutud teema, et igasugust väikest ärevust ei ole mõtet hakata tablettidega ravima näiteks on ju, aga kindlasti seal on ju, ega mina ei ole ka ekspert, et omal kohal on võib-olla need tabletid ka mingisugustel juhtumitel, aga kummalisel kombel on järsku on väga palju ärevaid inimesi ja see on üldse nii lai teema, et miks neid on ju. Ja see mõte vist on ka ühest sinu loengust, mis ma kuulasin, oli, et keegi tark mees oli võrrelnud tänapäeva siis sellist arstimeditsiini jõega, on ju, et kui inimene kukub sisse, siis doktor võtab ta välja ja elustab teda, aga miks ta sisse kukkus, või põhimõtteliselt ütleme vähiga on hea näide, et mulle tundub ka, et vaikselt see läheb sinna poole, see ennetava asja töö on ju, et kui inimene läheb arsti juurde, et tal on vähk, ta saab kas kiiritust või lõigatakse välja see vähk on ju, aga põhimõtteliselt see vähk on ju sümptom millestki muust on ju. Tänapäeval kahjuks ongi see kehtiv meditsiin, konventsionaalne meditsiin või tegelikult tehniliselt täpselt öeldes see on biomeditsiin ehk tavameditsiin. Et tema ongi ju tegelikult sümptomipõhine tegutsemine. Ma ei taha liiga teha, arstid on suurepärased, mu enda abikaasa on 28-aastase kogemusega perearst, nii et ma näen seda elu väga lähedalt. Aga see on kahjuks sümptomipõhine, see on selleks üles ehitatud. Et enamatel juhtudel ei teada, millest see haigus algas. Seal tulebki nüüd erinevus, mis on siis täiendmeditsiinilisel lähenemisel, et me vaatame holistiliselt tervikpilti, et kus asi algas, kus on see algpõhjus, kuhu see asi siis viib, mis edasi saab. Ehk see, millele sa vihjasid, see veest välja tõmbamine, see on Aaron Antonovski, selline mees eelmise sajandi seal kuskil 70-ndatel, 80-ndatel lõi sellise teooria, mida nimetatakse salutogeneesiks.
Saluto on siis tervis ja genees on loomine. Kuidas luua tervist, tervise loomise teooria. Ja seda on siin ka Anu Kasmel Tartu Ülikoolist on seda võimendanud, seda teadmist nüüd juba 20 aastat tagasi. Aga see on edasi kadunud kuskile siia perifeeriasse, sellest ei ole nagu niimoodi konksu sinna taha pandud. See masin läheb ikka samamoodi edasi sümptomipõhiselt. Ja mis see tähendab, et jah, et tänapäeva kliiniline meditsiin, see sama biomeditsiin, ta tegeleb nendega, kes on juba sinna kärestikku kukkunud. Elu on nagu vahutav kärestik, inimesed vajuvad sinna. Ta tõmbab sealt välja, päästab neid, äratab ellu, keda vaja. Aga ta ei tegele nendega pärast eriti edasi, ta ei jõua tegeleda, ei ole ressursse. Ja ta ei hoolitse ka selle eest, kas see inimene võib uuesti kukkuda ja kas keegi, mispärast need inimesed üldse sinna kärestikku kukuvad ja miks nad üldse ujuda ei oska. Miks nende organism hakkama ei saa. Et see on ju tohutult lai valdkond, et täna see kliiniline meditsiin, minu jaoks on sisuliselt see emomeditsiin, erakorraline. Kui juba on pauk käinud, mingi jama, siis tegeletakse. Kas valuvaigistit või lõikamine. Ma ei taha ülekohtune olla, veel kord tohutult kihvtid arstid on meil, ma näen, kui palju nad pingutavad, aga igas valdkonnas on ka nõrgemaid, ka täiendmeditsiini valdkonnas. Inimesed on erinevad. Et küsimus on, kuidas nende tegevust siis ühiskond jõuab jälgida, reguleerida, kontrollida, et pigem me jõuame sinna. Kas tänapäeva põhimeditsiin jõuab ennast korralikult auditeerida ja kvaliteeti kontrollida? Kas täiendmeditsiin seda suudab? Kas me haldame üldse, mis tegelased meil on igal pool? Õnneks meil ei ole enam keldrites neid selliseid posijaid. Kõik on suhteliselt avalik, kõik käib läbi sotsiaalmeedia, läbi kodulehtede. Meie tahame just seda valdkonda ikkagi korrastada selgemaks, nähtavamaks teha, need sõnumid oleksid arusaadavad, mida me teeme, miks me teeme, mis sellest välja tuleb. Et see ongi professionaale eristavaks jooneks. Ja selleks ongi siis selline sertifikaat vajalik. Et see annab ka mingil määral nõukoda, ehk siis täiendmeditsiini nõukoda võtab endale vastutuse ja see inimene, see terapeut võtab endale vastutuse. Ja me suudame, meil on nendega kontakt, kas siis läbi kooli või läbi erialaliidu, me teame, mis ta teeb. Me teame, kui palju ta saab jätku ja täiendkoolitust. Ehk seal on ikkagi kindel meetod, see tunnistus antakse välja 5 aastaks. Ehk kui ta tuleb uuesti tahtma ennast sertifitseerida, siis ta peab ju andma aruga, mis ta tegi, kuidas ta tegi, ehk ta on kogu aeg nähtav. Tänapäeva meditsiini üks ägedaid näiteid oli, ma ei tea, kas see enam on populaarne, aga kunagi oli meil populaarne Dr. House, selline sari. Ja põhimõtteliselt iga Dr. House'i episood oli selline, et talle tuli haige, ta pani mingi diagnoosi, pani ravimid peale, valed ravimid, inimesel kukkus kõrv otsast või mingi see kõrvalmõju tuli. Nii, paneme uued ravimid ja siis lõpuks sai pihta sellele. Et seda oli kunagi naljakas jälgida. Aga üleüldiselt see küsimus, ma olen juba aastaid märganud seda, et me kuidagi liigume sinna poole, et just kui keha ja vaim on niivõrd üksteisest eristamatud asjad, need on üks ja see sama asi, on ju, aga paratamatult need ikkagi lüüakse ka lahku, et on füüsiline tervis, on vaimne tervis ja nad on ju niivõrd üksteist mõjutavad, et ütleme sellised vaimse tervise, kui ma olen näiteks mingisugusel nõiakoolitusel käinud ja minu juurde tuleb inimene, kes ütleb, et tal on mingi tervisehäda ja minu diagnoos on see, et sul on needus peal ja ma teen ühe rituaali sinuga. Et kas sellised inimesed teil seal nimekirjas ei ole? Ei, meil sellised ikkagi ei ole. Ja meil on natuke see asi täpsem. No üleüldises plaanis mulle tundub, ütleme, kui eristada kuidagi siis seda biomeditsiini, täiendmeditsiinist, on ju, siis võib-olla seal on selline põhimõtteline erinevus, mis paneb vastutuse inimesele endale, et mingis mõttes, kui ma lähen arsti juurde, ma annan vastutuse ära, ma ootan, et arst ütleks, mis mul on viga. Mind saadetakse analüüsidele, vaadatakse verd ja samamoodi, ega arstid teevad ka ju vigu, aga mingis mõttes ma annan vastutuse ära, on ju, et kui ma lähen mingisugusele täiend asjale,
siis mulle tundub, et siis on see vastutus justkui mu enda oma ja samamoodi tänu ka sellele, et nii palju on erinevaid tegijaid. Ma pean üldse esiteks uurima, kelle juurde minna, ma pean ise tegema eeltööd, on ju. Mul ei ole niimoodi, et ma lihtsalt helistan ja panen arsti aja ja tegelikult enamasti, kui sa lähed ju meil riiklikku haiglasse, ega sina ei tea, mis arst sulle, parajasti see arst, kes tööl on, see võtab sind vastu, on ju. Aga siuke põhimõtteline erinevus mulle tundub jah, et täiend ravi juures on inimene võtab ise selle vastutuse enda tervise eest, on ju. Jah, sa tapasid õigesse kohta ja tegelikult on meie kliendid, minu klient, ma olen ka ju terapeut, shiatsu terapeut, sa ei jõudnud veel küsida, et meie kliendid ongi paremad kliendid. Kui ta tuleb juba meie juurde, siis ta võtab selle vastutuse tõesti ise. Terapeudina ma näen, et reeglina tulevad sellised inimesed, eriti kui ma nüüd töötasin perearsti keskuses seal kõrvuti oma abikaasaga, ma sain inimesed, kes on tegelikult käinud väga palju mööda seda, tavameditsiini ringe. Kes aasta, kes 2, kes 3 on ka nii, et 15 aastat ei ole mingile probleemile lahendust saanud. Ja siis ta tuleb lõpuks, hakkab otsima seda lisavarianti, et see hirm, mis tänapäeval meditsiinisüsteemil on, et inimesed tulevad kõigepealt kuskile posija või nõia juurde, et see tänapäeval juba ammu ei kehti. Tõepoolest see tänapäeva kodanik on niivõrd häälestatud juba sellele, et meditsiin ja teadus ja ravimid, et kõik see on nii oluline. Et isegi ma nägin sealt abikaasa kõrvalt, et see on isegi liiga selline, et ta tõesti, ta läheb sinna, istub sinna tooli peale ja ütleb, et tehke mind terveks, et teie olete ju arst. Ja ise ta tegelikult ei võta ette mitte midagi, siis ta saab ruttu need ravimid, hoidku jumal, kui talle ravimit ei anta, siis ta on vihane, arst on loll. Tegelikult ta nagu ei teegi midagi rohkem, ta saab selle valu või sümptomi alla surutud ja laseb edasi, sest elu on nii kiire ja kogu aeg kiiremaks läheb. Ja inimesed on stressis juba nende igasuguste jamade pärast, mis meid viimastel aastatel on ju saatnud. Et see on tohutu, kuidas see vaimne pinge inimesi sööb. Meie, kes me holistiliselt läheneme ja näeme just eelkõige inimese sisemist olekut, siis me näeme, et just see ongi see, mis ussitab seal sees, millest kõik muu algab. Ka lihasprobleemid, ka verevarustuse probleemid, krambid. Kas või sa oled sportlik tüüp, kas või see, et sa ei suuda enam spordisaavutusi sellisel määral teha, nagu varem. Seda ütles juba, seda on siin meie eellased juba öelnud, et 70% kogu meie tervisest sõltub just meie mõtlemisest ja meie sellest sisemisest olekust. See on jah see hästi suur suund, mis kuidagi saab järjest selgemaks, aga põhimõtteliselt see sama keha ja vaimu ühtsena vaatamine on ju. Ja mingid väga lihtsad Eesti vanasõnad terves kehas terve vaim, mis on niivõrd lihtne lause, aga need töötavad nagu mõlemat pidi on ja see on siuke, ma ei tea, kui ma peaks seda kujutama, siis see on siuke 8. Tahaks öelda, et tervel vaimul terve keha. Jah, täpselt samamoodi. Oleks nagu õigem isegi. See ei ole Eesti vanasõna, see on tulnud sealt kuskilt Kreeka maalt. Nojah, Eesti. Mens sana in corpore sano. Ladina vanasõna. Just, et see on ikka väga vana. Ja ongi, et järjest rohkem on mingisugused huvitavad faktid, mida ma olen ka teada saanud, et ma ei tea, lihasmassi protsent kehas mõjutab näiteks Alzheimeri tõenäosust on ju, et varasemalt võib-olla ei pannud üldse kokku sellist asja, et mis asja ja samamoodi näiteks selle mõtteviisi muutumine, et ütleme, et mida vanemaks jääb inimene, siis kuidagi loogiliselt mõtled, et vana inimene ei peaks jõutrenni tegema, et mida vanemaks jääd, liigu looduses, kõnni, jalutaga, võtta nagu järjest vaiksemaks läbi elu seda nagu jõutrenni osa, et sa midagi tõstad rasket või teed rasket tööd või sellist asja on ju. Ja nüüd täiesti vastupidine asi sellele, et just vanana on sul just järjest rohkem seda lihasmassi vaja, et nagu hoida enda vaim ka korras. Massi otseselt vaja ei ole, et siin, kui me vaatame kas või idamaiseid tarku ja väga liikuvaid inimesi, siis nad ei ole üldse sellised lihasmusklites. Ma ei mõtlegi seda, ma mõtlen nagu protsentuaalselt, et inimene sitke on ju. Ta peab olema sitke, tal peab organism töötama, ehk verevarustus, kõik on okei. Tal ei ole mingid pingeid või takistusi kehas, mis segavad seedimist, vereringet, lümferinget, taastumist.
aga see pinge, mis tänapäeval inimene kogub endasse, noh, mina räägin energiast, aga räägime siis pingest, et see ongi see, mis sisuliselt jätab selle võitleja või põgene programmi talle. Ta ei suuda seda, keha ei suuda seda enam ära vahetada. See on sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem, autonoomne närvisüsteem, mis peaks siis vahetuma. Kui pinge on maas, siis peaks hakkama see taastuv parasümpaatiline närvisüsteem sind taastama. Aga kui sa poole ööni oled kogu aeg selles võitleja või põgene programmis, siis keha ei jõua taastuda, aju ei jõua taastuda, lihased, kõik. Et meil nagu põletatakse ennast sisuliselt läbi. Ja sealt tulevad need lõpuks haigused ka, et suvi lõpeb ära, kõik peaks olema ennast täis laadinud, aga sügisel hakkavad haigused pihta esimeste jahedamate ilmadega. Stress, pinge, ma pean, ma sunnin. Et see ei ole, me elame nagu loodusele vastu, kui sa loodusest ennem rääkisid. Inimene ei ole looduse kuningas ja loodus ei ole meist eemal seisev. Me oleme tänapäeval tegelikult tõmmatud loodusest välja, eriti inimesed, kes linnas elavad. Me võime matkida siin loodust ja panna kabinetidesse taimi ja teha majad roheliseks, aga me oleme loodusest ikkagi eemal. Me oleme aastatuhandete vältel, meie organism on kujunenud looduslikult ja rahulikus rütmis. Ja nüüd viimase 50 aasta jooksul on see rütm läinud mingiks hüperrütmiks. Meie keha ei tule sellele järgi. Sellepärast on ka need depressioonid, need ärevushäired, et see lihtsalt ei toimi. Masin ei toimi enam, mis meie sees on. Selle kohta rääkis mulle kunagi üks tüüp huvitavalt, et tal on, no ma ei mäleta nii täpselt seda, aga ta oli pokkerimängija ja mängis siis öösiti arvuti taga online pokkerit on ju. Aga ta ütles, et tal on tekkinud sellest ärevushäired, et just kui peale vaadates ta ei tee midagi ohtlikku, ta istub arvuti taga, füüsiliselt ka midagi ei tee, aga mentaalselt see, et sul on seal rahamängus, siis ongi, mentaalselt sul ikkagi säriseb kogu aeg, on ju, siis ongi see võitle-põgene süsteemis oled, on ju, ja pikaajaliselt, kui sa seda teed läbi aastate, et siis see ikkagi hakkab lõpuks nagu füüsilisel kehal ka annab märku. Või sul on ostetud aktsiad näiteks, iga hommiku või õhtu vaatad kogu aeg seda, et see on selline lõputu pinge, millest sa ei saa vabaks. Meie inimesed ei ole kõik sellised miljonäri mõtlemisega. Ja. Aga mida siis endast kujutab see shiatsu teraapia, millega sina tegeled? Mina alustasin, minul 2005. aastal õnnestus siis kokku sattuda sellise mehega nagu Yasutaka Hanamura. Ehk ma sain autentse Jaapani õpetaja, kes sattus Eestisse. Ta koolitas siin kuskil 5 aasta jooksul, koolitas välja väikse rühma isikuid. Mina nende hulgas. Ma olin tegelikult selline puhas paber seal. Ma olen tegelikult juhtimise taustaga ja olen mänginud siis Eesti tipptasemel korvpalli üle 30 aasta. Ja 2005 kuskil siis tuli see shiatsu. See on shiatsu teraapia, mitte shiatsu massaaž või nagu seda teatakse siin Eestis või ütleme Euroopas rohkem. Aga teraapia on ikkagi selline sisuline sügav terapeutiline vorm, kus inimese energiat tasakaalustatakse. Diagnoosin ja tasakaalustan samas, kasutades siis kogu seda keha energeetilist kaarti, mis on väga sarnane Hiina akupunktuurikaardile. Kui Hiina akupunktuur tegeleb siis ainult punktidega, siis minu shiatsu teraapias, ehk me nimetame seda Eestis ki-shiatsu teraapiaks, ki on energia. Me tegeleme kogu meridiaani pikkuselt. Kogu keha nagu kammime läbi, tasakaalustame energiaid, et see on just nagu vabastame keha energeetiliselt sellisest kammitsast. Ehk oma terapeudi energiavõimega me paneme paremini inimesele energia käima. Kui energia liigub veri, liigub lümf paremini, lihased saavad varustatud. Kui lihased on heas seisus, siis ei juhtu liigestega midagi. Rääkimata siis sellisest mentaalsest või vaimsest tohutult heast lõõgastusest. Ja tema erisus on see, et ma saan sellega diagnoosida. Näha just sügavale neid põhjuseid, milline organ on nõrgas seisus. Me otsime nimelt, nagu üldse kõigis nendes täinemeditsiini teraapiates, me otsime seda nõrka kohta. Millest asi algas? Sümptom on see, kus energia kogunenud on, kus midagi valutab, paistetab, et see on sümptom. Meil ei aita sellest, kui me selle paistetust hakkame alla suruma. Tegelikult rusikareegel ravimises meil täinemeditsiinis on see, et põhjus on alati vastaspoolel. On see siis füüsiline keha või on see energeetiline pool.
suhteliselt vastaspoolel, nii et otsi sealt, kus sa ei oska otsida. Oota, kas see tähendab, et kui mul parema jala varvas valutab, siis tegelikult põhjus on vasaku jala varvas? Mitte päris nii, aga see on selline labane lähenemine, et jah. No sa mainisid siin ühte sõna, mis kindlasti nendel inimestel paneb kõrvad kikki, et sina oma terapeudi võimega diagnoosid ja tasakaalustad energiaid, et mida see võime tähendab ja kuidas kas see on siis õpitav? Ja see on õpitav. Meie õpetaja siis Yasutaka Hanamura sisuliselt juba esimestel päevadel näitas, mis tähendab tegelikult energiajuhtimine, kuidas tunnetada ära energiat. Ehk me töötame 2 käega, juhime ühest punktist energiat teise ja see on tunnetatav, kui seda õppida. Et mina oma kursustel õpetan, sisuliselt esimesel päeval ma annan inimestele juba need nipid kätte ja mida märgata ja kuidas see energia liigub ja no seniste aastate jooksul ei ole seda juhtunud, et keegi nüüd seda märkamata jätaks. Nüüd on mul ka tulemas tegelikult just 18-19 september, ma kasutan võimalust, ongi tulemas nüüd üks selline sissejuhatav koolitus minu erialal, kus ma siis annan läbilõike kogu sellest kutseõppe programmist 2 päeva jooksul ja annan ka selliseid esimesi võtteid just, kui kes nüüd nagu endale ainult tahab või oma lähedastele. Aga põhimõtteliselt selline kursus on tulemas 18-19 september Kirde tervisekeskuses. Et kui vaatate Kishatsu järgi otsite, siis te leiate seda igalt poolt, kas Facebookist või kodulehelt. Ja välja näeb see niimoodi, et patsient lamab selili sinu ees ja põhimõtteliselt sa liigutad kätega. Ja, ma teen seda läbi riiete ja põrandal mati peal. Et puhas selline traditsiooniline Jaapani kultuuripärand. Et ma ise ka kogu aeg imestan, siiamaani, eks mul on nüüd juba ikkagi üle 20 aasta kogemus, et kuidas see töötab, kuidas see toimib. Ja ka päris selliste tõsiste juhtumite puhul sisuliselt vastu näidustusi ei ole. Aga tulemusi on. Punase nupuga ei saa ühestki haigusest jagu, aga just see, et sa saad nagu aru, kus see probleem peidus on, milles see asi sõltub. Ehk ma tegelikult, see oleneb jälle terapeudi kogemusest. Et seal on kogemus ja tundlikkus ja kõik need on ju õpitavad ja need arenevad aastatega. Mul on seda rohkem nüüd kui minu õpilastel. Aga jah, see pilt, mida inimeselt saad, siis keha ei valeta kunagi. Energeetiliselt ma näen, mis seisus tema 12 põhiorganit on. Ja igal organil on oma nii füüsiline kui siis füsioloogiline ja ka vaimne selline aspekt. Ehk kui ma näen, et see organ on sellises seisus, siis ma oskan seda nagu sõnadesse panna inimese jaoks. Teha see nii-öelda arusaadavaks, ma ei räägi ladina keeles. Et see on nagu põnev asi minule alati endale ka rääkimata inimestest. Aga see ei ole nüüd eesmärk on ikkagi tema heaolu seisundit parandada ja teha mingi muutus tema olekus, tema tervises. Mis need probleemid on, millega inimesed sinu poole pöörduvad või mis sa nagu avastad siis, kui sa neid energiaid vaatad inimestes? No, nad ikkagi pöörduvad alati mingi probleemiga. Mingid tavalisemad asjad, magamisprobleemid, uneprobleemid. Siis on käte jalgade verevarustus, selline tüüpiline. Lihtsalt seljavalud, nii alaselja kui turjavalud, kaelavalud. Kõik see on ikkagi seotud puhtalt sisemise keha toimimisega. Et see ei tule nii, et nagu öeldakse, et oi, et sool on teil kuskil seal selgroos või kaelas. Et see on selline mitte kogenud tervisetöötaja võib-olla arvamus, kes asja sisu ei tea. Tegelikult on need ikkagi palju sügavamad põhjused. Seedeprobleemid, lihtsalt närvilisused. Nüüd käis mul, just hiljuti käis üks mees, kes on siis Ross River viiruse saanud, oli Austraalias sääse ammustuse saanud. Ka ütleme, isegi sellised borrelioosi nähvud ja tagajärjed. Keha just nagu jäigastub selliste ka viiruste tagajärjel. Just nagu viirus kaob ära, inimene saab terveks, on tabletid kõik ära ravinud, aga ta ei tule sealt edasi, ta ei tule välja, tal veri ei liigu, tal on valud, ta ei maga hästi. Ehk keha on võtnud mingi sellise, ta on nagu kinni jooksnud. Sellise energeetilise lähenemisega saab ta uuesti käima panna. Ja miks mitte ka kasutada isegi sportlaste puhul, et see keerab nagu selle
timmib selle sportlase keha hoopis teise seisu, et tal kõik hakkab paremini töötama, nagu häälestab ära. Et me oleme tegelikult väga peenhäälestusega organismid. Ja võt täiendmeditsiini erialad, no ma ei taha oma eriala siin praegu esile tuua, kuna me nõukoja nimel räägime. Tegelikult kõik täiendmeditsiini erialad näevad neid sügavamaid teemasid ja suudavad inimest häälestada. Ta vaatab tervikut kogu aeg. Jah, ma olen uhke oma eriala üle. Ja olen uhke sellepärast, ta ei ole mitte ainult väga kultuuripärandiga Jaapani tervisemeetod, ravimeetod, vaid ta on kuidagi tänapäeval kõik need uued tulijad ja asjad, mis on see siis mingis, mis iganes valdkonnas, kvantpuudutus, kvanttehnikad ja uued sellised toitumisliinid ja mõtlemised. Ta läheb nagu iga asjaga kokku ja ma saan igat seda uut lähenemist ka siduda siis selle vana kultuurilise pärandiga. Ja ma näen, et see vana töötab. See vana ei pea ära viskama. See töötab jube hästi ja efektne on just sellised puudutusega teraapiad sellepärast, et inimene vajab puudutust. Me oleme nii kuidagi eristunud ja ikkagi just nagu sotsiaalmeedia toob meid kõiki kokku, aga samas ta ka lõhub seda ühiskonda. Inimesed on jäänud üksikuks tegelikult sisemiselt. Ja see on ka üks põhjuseid, miks tekivad need sellised üliärevused ja segadused ja nad ei saa aru, mis toimub. Hirmud, depressioonid. See tuleb pigem sellest sellisest eraldumisest üksteisest ja eraldumisest loodusest. Pane ta loodusesse, võid ju puud ka kallistada, kui tahad, aga see loodus kuidagi rahustab koheselt need meeled. Need monoterpeenid ja negatiivsed joonid seal, mis seal liiguvad, need kuidagi aitavad kaasa, kui sul muud abi ei ole. Nii et ma tihti soovitangi oma klientidele, et mine siis jaluta, kui sa ei saa inimestelt energiat, sa võitled terved päevad läbi kellegagi, millegi eest, et mine siis jaluta looduses või võta koer või, eks. Seal me jõuame nagu enda juurde tagasi, enda olemuse juurde tagasi. Võt see on täiendmeditsiin. Kuidas inimene ise enda siis energeetilised mahlad saab ilusti tööl hoida? Et kas sul on sellised tavapärased soovitused, et ongi, et käi jaluta metsas, ma ei tea, armastama naist, toitu hästi, liiguta? Või mis soovitused sa ise annaks, et või need energiat saab ikkagi tööl ainult siis eksperdi juures, et ma pean tulema sinu juurde? Eks ikka ise saab ka, aga tänapäeval kahjuks on inimesed on kuidagi sinna rattasse kinni jäänud. Ta teab küll, et peaks seda tegema, et ma peaks body pumpi minema või ma peaks jalutama minema. Tuled sealt töölt koju, sa oled nii väsinud, sa lihtsalt ei jõua. Noored sunnivad ennast, teeb töö ära, käib ka jõusaalides ja kõik käivad veel, õhtul läheb veel kuskile klubisse. Saad kuskil 40-ndatse, siis järsku tuleb sein ette. Musklid hakkavad vähenema ja kõht hakkab suurenema. See on mingi selline ratas, millest enam välja ei saa. See on, pigem ma näen, et see on selline vaimne ratas, sa lähed lukku, sul ei ole jõudu. Keha ei taastu, see on see sama teema, mida ennem rääkisime. Võt need täiendmeditsiini teraapiad tihti on need, mis aitavad sind sealt rattast välja. Järsku hommikul ärkad üles ja vaatad, et asi ei olegi nii hull, et hakkavad jälle head mõtted pähe tulema. Me ei suuda enam lihtsalt liigutust teha. Kõik on väsitav, kõik on raske. See on ikka väga seotud vist, ütleme, interneti ajastuga, ma ütleks, infoküllusega, sest see on ebanormaalne hunnik infot, kui sa veel ise otsid seda infot ja päevast päeva näiteks loed uudiseid, on ju, siis see on ju tohutu infoküllus, et sul ongi, ütleme, kui meie aju võrrelda mingisuguse kompuutriga, et sul on kompuuter on kogu aeg töötab täisvõimsusel. Ja üleüldse ma olen mõelnud ka seda, et mulle näiteks meeldivad igasugused loomavideod, on ju. Aga et oleks ma elanud siin natuke aega tagasi, 100 aastat tagasi näiteks, ma pole siin samas, ma poleks elu sees näinud krokodilli või see oleks olnud minu jaoks nagu täiesti enne olematu asi, kui ma oleks seda kuskil loomaajas või näinud, on ju. Aga et nüüd ma vaatan seda krokodilli videot ja kuidagi, või ma olen mõelnud seda, et see on tegelikult, et see ei ole info mulle, aga mulle muidugi väga meeldib vaadata. Aga lihtsalt see, et sul on siin samas taskus ja üleüldse, et nagu siin samas sul on kogu maailma info.
on siis ühe inimese peas põhimõtteliselt on ju. Jah, see eeldab, mina olen juhi taustaga, eks ma ütlesin. Ma olin siin samas lähedal Narva maantee 7B on hotell, eks praegult, Inpark vist. Ma olin 4 aastat selle peadirektor. Ma sain kõik Merkuri ja Invicta ja kõik koolitused, nii et õppisin ennast enese regulatsiooni ja sellist enda juhtimist, inimeste juhtimist. Ja täna on sellest muidugi tohutu abi. Selles infotulvas ja selles tegevuses. Aga ma iga päev ütlen naisele, et see on tohutu, kuidas ma pean ennast organiseerima ja reguleerima, et selles tulvas, selles möllus nii-öelda ellu jääda. Et ma pean ennast jagama täpselt. Ma ei saa päev läbi arvutis või telefonis olla. Uudiseid ma loen kiiresti sealt mingist kindlast portaalist, vaatan silmad üle ja läheb edasi. Ehk tänapäeva tavainimesed, ütleme mass 80%, nad ei suuda sellega hakkama saada, nad kuskile vajuvad sinna lainete sisse ära. Nad ei tule välja sellest, see on sügav probleem ja see on tegelikult riigi probleem rohkem. Inimesed muutuvad manipuleeritavaks ja samas nad on hirmunud, ehk see on selline mingi massipsühholoogia tekib siin. Nad on kergesti mõjutatavad ja iga asjaga lähevad kergesti kaasa. Mulle meeldib üks raamat, mis siin hiljuti ilmus, see on Mattias Desmeti massipsühholoogia. Te olete näinud. Igatahes soovitan. Õhuke raamat peaks veel müügil olema, et super. Ta kirjeldab kogu selle vaimse poole ära, kuidas see inimene selle ühiskonnaga siis põkkub juba lapsest peale ja kuidas temast saab see, ütleme, massipsühholoogia tööriist. See on lihtne, aga see on väga mõtlema panev. Ja võt seal taga on ka osaletes see sama tervise küsimus. Ja kõik need pandeemia jamad, mis meil siin on ja et miks me nii manipuleeritavad oleme, miks me samas nii hirmunud oleme, miks need asjad üldse tekivad. See on keeruline ja ma ei võta endale sellist õigust praegu neid asju kirjeldada, selleks on palju paremad mehed olemas. See on jah, selles mõttes see sama analoogia toimib väga erinevate valdkondade põhjal minu arust, et kas või see, et sa ei jääks sinna telefoni passima, see telefon on tehtud niivõrd selliseks atraktiivseks ja ütleme, kõik on läinud ka hästi lühivormi, on ju, uudised samamoodi. Uudised on lühikesed, löövad, neid tuleb hästi palju päeva jooksul, samamoodi videod lühikesed löövad, põnevad, tõmbavad sind 2 sekundiga endasse ja siis juba tõmbad järgmise. Et samamoodi on minu arust toitumisega, et toitumine on ka niivõrd hästi maitsevad need Oreo küpsised, et ma ei suuda enne nagu lõpetada, kui ma söön terve paki ära, et siis peabki nagu tohutult energiat pead panema sellele, et sa ennast kontrolliksid, on ju. Ja tõesti, enamus massi seda ju ei suuda, et see on inimene enamasti on nii mugav, kui tal lastakse olla ja kõik asjad on lihtsalt niivõrd atraktiivsed. Meil on viga see, et öeldakse, et ela ja naudi ja kui sul midagi viga on, siis tule arsti juurde. Ehk ikkagi seletata täpselt, millest sa võiks loobuda. Kõik on kuidagi nii ebamäärane. Et kui me oleme toidu suhtes, meie peres valivad, aga tänapäeval on ju raske poest midagi ilma lisaaineteta osta. Sa otsid nagu loll ja loed neid peeniksi tekste seal. Mina pean prillid kogu aeg ette panema ja teinekord piisagi sellest. Ei ole enam, isegi soolaheeringas väga hea oleks vahest osta, isegi seal on säilitusaine sees. Need samad, mis tünnis tuuakse, rääkimata siis pakendites. See on tõeline õudus, rääkimata siis veel laste igasugust kommidest ja värvilistest asjadest. Ei saa midagi, aga see on ka jällegi teine teema, toitumisteema on tohutu teema ja sellest võib tunde rääkida. Et selle eest peaks ju vastutama pigem meil on kindlad laborid ja terviseametid, kes siis võiks ju siin häirekella tõmmata, aga me oleme rääkinud ainult siin suhkrujookidest, millest ka vist päris jagu ei saanud. Ma hetkel ei teagi, kas see suhkrumaks tuli või tulnud. Et see on keeruline teema, aga kui sa tahad, siis sa saad hakkama. Et me püüame palju asju ise kasvatada, me elame sellises maakohas ikkagi ja puuvilju, juurvilju süüa maksimaalselt. Ja. Ei üleüldse, kui nüüd teistega võrdlemine on alati väga tänamatu töö, aga mingis mõttes,
kui sa võrdled, siis sa võid alati leida paremaid variante ja hullemaid variante, et selles mõttes on võib-olla nagu, kui me Eestit vaatame üldse, siis enam-vähem meil on siin okei, et inimesed ikkagi põhimõtteliselt ükskõik, kus sa oled, sa võid kas tund aega jalutada või 20 minutit autoga sõita ja sa saadki metsas olla, on ju. Ja samamoodi toitumisega ka, et keegi just rääkis mulle, et ta jõi USA-s jõi Fantat vist ja see Fanta oli kuidagi 3 korda magusam tundus nagu, et meie Fanta tundus nagu väga vesine selle kõrval või Euroopa Fanta on ju. Et selles mõttes ka, et siin on nagu natukene teistmoodi, aga ma ei tea, kas ütleme, kui sa nagu kogu pilti globaalselt vaatad ja lähenemist siis täiendmeditsiinile, kas on 3 niisugust suurt fronti nii-öelda, et on näiteks USA, Euroopa ja siis kõik, mis itta jääb või kuidas sa jagaksid need? Ma ei tea, jah, USA vist tuleks eraldi teha, aga USA on selles mõttes, USA on olnud meist Euroopas tohutult palju ees. Juba 90ndatel aastatel hakkas juba kongress raha eraldama. Loodi sellised riiklikud täiendmeditsiini uuringu instituudid, mis rahastati miljonitega. Uuriti neid energiaid, mida nagu veel ei suudetud tuvastada, aga millel nähti olevat tervendav mõju 90ndatel. Mis on tänane seis, ma ei tea, sest seda infot ei ole nagu väga kuskilt võtta. Aga USAs on ka hoopis teistmoodi tervisesüsteem, eks see ju kogu aeg on kõik, nad üritavad, erinevad presidendid üritavad seda seal kuidagi lahendada, aga seal on selline suhteliselt vaba. Kuna ta selline vaba ja inimese enda vastutuselt palju see on, siis ta on ka kulukas inimesele. Ja see tähendab, et tegelikult nii-öelda täiendmeditsiini valdkonda läheb peaaegu sama palju raha vist, kui läheb riikliku valdkonda. Et seal on see selles mõttes täiesti eriline. Ja kui Euroopast rääkida, siis Euroopa on kõige kaugemal sellest valdkonnast. Kõige teaduspõhisem siis põhimõtteliselt. Jaa, eurooplased arvavad, et see on nagu selline kultuuriline pärand, et siin on kõige kehvem ilmastikutingimused pigem, eks ikkagi ja maad. Ja inimesed on siin rikkad olnud ja teisi anastanud pigem ja omale kivilinnu ja kivimaju ehitanud. Ja põlde harind ja näevad, et põldudel asi niisama ei kasva, vaid seda tuleb tohutult pingutada, sinna väetada ja ma ei tea, mida kõike teha, et sealt saaks selle ühe näruse saagi kätte. Nagu Eestiski, eks. Aga seal idas on ükskõik, mis maha kukub, läheb kasvama ja 3 korda aastas ka veel. Ehk selle tõttu meie arvame siin, et me oleme looduse kuningad ja üle nendest. Ja idas arvatakse, et loodus on kuningas. Ehk selles suhtes juba sealt hakkab see asi paika, selles mõttes, et ka ravimise poolelt usaldatakse seda loodust ja täiend- ja traditsioonilist meditsiini rohkem. Euroopas mitte. Kui WHO on teinud siin nüüd uuringuid, küsitlusi üle maailmseid, näiteks 23. aasta küsitlus, siis 53 Euroopas asuvast riigist, mitte Euroopa Liidus, vaid Euroopas, vist ainult 17 vastasid. Ja seal on suhteliselt niimoodi, kas 10 või 12 riiki on, kellel on riiklikult need täiendmeditsiini asjad reguleeritud. Eestis ei ole reguleeritud täiend- ja traditsiooniline meditsiin, on reguleeritud ainult need tooted, nende toodete müümine ja tootmine. Asi seegi. Eesti on väga kaugel ikkagi sellest, mis maailmas toimub, et kui tuleme nüüd selle jutu juurde tagasi, siis tegelikult maailmas nüüd, kuna nähakse, et see tervishoid sellisel kujul on mõnes mõttes jooksnud natuke kiiva või kinni, et ei suudeta inimestele võimaldada täielikku sellist tervisetoetust ja kaitset. Ja siis on loodud sellised mõisted nagu One Health ja selline ütleme ÜRO ja WHO koostöös ikkagi tahetakse tagada kõigile inimestele selline tervise, kaitse ja kindlustus, ükskõik millises seisus sa oled ja püüeldakse selle poole. Ja selle valguses tegi siis nüüd WHO uue strateegia 25. kuni 34. aastaks, ehk juba eelmisest aastal algas see periood, ja selle strateegia järgi on üldse see traditsiooniline ja täiendmeditsiin seatud kesksele kohale. Ja WHO ja ÜRO on siis seisukohal, et need täiendavad meetmed ja teadmised tuleks rakendada kehtivatesse tervishoiusüsteemidesse. Rakendada, integreerida, tutvustada, uurida neid
terve rea selliseid soovitusi või juhiseid on seadnud nüüd kogu maailma liikmesriikidele. WHO-l on 194 liikmesriiki täna, nendest 53 on Euroopas. Ja andis juhised, kuidas peaks ja miks peaks täiend- ja alternatiivmeditsiini või täiend- ja ütleme siis traditsioonilist meditsiini, mitte alternatiiv, peaks integreerima tervishoidu, eelkõige esmatasandi tervishoidu. Ehk kõrvuti perearstiga oleks siis ka täiendmeditsiini spetsialist. See tundub valdkond, kus tegelikult Eesti võiks olla just maailma nagu suunanäitaja. Täpselt, me oleme nii väike, me saame selliseid tohutuid pöördeid teha kiiremini, nii kui IT-s teeme. Me IT-s oleme heas seisus ja ka see kogu see, ütleme, perearst 24 süsteem ja meil on selline tehiksüsteem, kõik see digilood ja asjad liiguvad väga kihvtilt kõik. Seal võib ka muidugi paremaks minna. Sinna on väga lihtne pookida juurde veel üks osakond, üks osa. Jah, see on tõesti huvitav asi, sest et siuke, see on jah hästi huvitav fundamentaalne erinevus sellest, et kas loodus on sinu peremees või sina oled looduse peremees. Et mingi hetk, kui siin meie läheme võib-olla selle mingisuguse mujalt tuleva nagu suunaga nii kaasa, teaduspõhise suunaga, et siis ma ei tea, minu lapsed ja minu lapselapsed, siis lõpuks on kadunud näiteks see teadmine, et vereurmarohi võtab soolatükkaid ära. Ja siis käidki seal apteegis ja ostad neid erinevaid asju, mis peaaegu võtavad ära, aga tegelikult ei võta. No see teaduspõhisus, sa nüüd nimetasid uuesti seda. Teaduspõhisust me saame rakendada biomeditsiini puhul või mingite teaduslike avastuste puhul. Et täiend- ja traditsioonilise meditsiini puhul kasutatakse väljendit tõenduspõhisus ja riskipõhisus. Nii soovitab jällegi see sama WHO, ülemaailma terviseorganisatsioon. Kuna see täiendmeditsiini valdkond on niivõrd multidistsiplinaarne, need erialad on tohutult erinevad. Väga keerukatest mingist Hiina meditsiinidest palju lihtsamate variantidena nagu hingamine või mis iganes teraapiad siin. Meil on ka ju muusikateraapiad ja sellised asjad olemas. Et me peame kohaldama igale erialale vastavaid selliseid kontrolli või regulatsiooni meetodeid. Me ei saa kõiki lüüa niimoodi ühte moodi panna nad Exceli tabelisse. Ja see tõenduspõhisus ongi, see on tulnud juba eelmiste sajanditega, eelmiste aastatega ja ka tänapäevaga, mis on sellega kõik saavutatud. Need saidid, ka ametlikud ja riiklikud saidid on täis kõik võimalikke tulemusi ja uuringuid ka täiendmeditsiini puhul. Neid lihtsalt tänapäeval ütleme, poliitiline tahe, kui on teistmoodi, siis ta ignoreerib neid. Ütleb, et ei ole teaduspõhine. Võt WHO tahabki sinna, ongi selle nii-öelda põhimõttelise pöörde teinud nüüd. Ütleb, et jah, et sellesse tuleb teistmoodi suhtuda. Need tuleb integreerida vastavalt nende iseloomule ja kohaldada neid. Ja miks? Just sellepärast, et see on praegult väljapääs sellest pigem sellisest tupikolukorrast. Et me näeme ju Eestis ka ikkagi, meil on veel hea seis. Et tegelikult ju järjekorrad pikenevad, inimesed jäävad kogu aeg haigemaks, investeeringud meditsiinisüsteemis suurenevad. See on selline nagu eksponentsiaalne nagu kuskile kukkumine. Et täiendmeditsiin ei võta kohta ära sellel kliinilisel biomeditsiinil. See jääb oluliseks osaks, sest inimesi on ikka vaja päästa mingitest rasketest olukordadest või peale õnnetusi või peale avariisid. See on loomulik. Aga mis toimub enne ja mis toimub pärast, see täiendmeditsiin väga hästi katab seda. Seal on tohutult head spetsialistid. Meie koosseisus on inimesed, kellel on mitu kõrgharidust, kes on tulnud ära riiklikest asutustest, ministeeriumitest, tase 7 tasemetelt insenerid, on tulnud ja hakanud õppima täiendmeditsiini. Mina samamoodi tegelikult olen IT-haridusega kõrgkooli lõpetaja TTÜ-st. See on selles mõttes on see ju tohutult suur valdkond, nagu sa ütlesid, seal on väga palju erinevaid lülisid ja mõnikord, või nagu sa ütlesid et me ei saa nagu panna kahte suurt lahtrit teha, täiendmeditsiin ja siis on biomeditsiin ja need tohutult vastanduvad üksteisele. Et need on toetuvad, kuigi mõnikord ma leian, et isegi see vastandus on nagu põhjendatud, et ütleme, kui
ma ei tea, 10-aastane laps tunneb ennast nii järevalt, siis ma leian küll, et talle ei peaks võib-olla nagu kirjutama mingisugust Xanaxi tablette peale, et noh, tema peaks võib-olla tõesti metsa saatma, jalutama ja veits telefoni ära võtma käest, on ju, et noh, see oleks palju parem lahendus. Et seal ongi nagu siuksed erinevad valdkonnad, et alati ta ei vastandu, mõnikord võiks ta vastanduda. Ja no lisaks on seal muidugi ka, siis tuleb noh, väga-väga palju suurem teema tuleb mängu, et kui mina olen Xanaxi tableti tootja, siis mulle küll ei meeldi see, et minu klient saadetakse metsa jalutama, mitte ei müüda talle minu toodet. No seal see asi natuke ongi peidus, eks, et me võime ju öelda ja kahtlustada, aga et me ei saa seda niimoodi avalikult tunnistada, aga võib-olla ka oleks aeg juba ikkagi avalikult sellest rääkida, et ikkagi tänapäeva poliitiline tahe võib väga hästi olla sõltuvuses just sellest, kes maksab, eks, kes maksab, tellib muusika. No koroonavaktsiinide puhul on siin igasuguseid asju välja tulnud, et noh, raha paneb ikkagi rattad käima ja mingis mõttes ongi see nagu päris jõhker ja julm teema on, sest see on noh, inimeste elud ongi nagu mängus. On ju. Aga sa rääkisid vastandumisest, et ikkagi meie Tamm-nõukojaga oleme kindlasti öelnud, et vastandumisel ei ole mõtet. Vastanduda saab siis, kui on kaks vastast. Meil ei ole vastast, me oleme tegelikult erinevad valdkonnad, me oleme ühe eesmärgi nimel töötame. See on terve inimene. Terve inimene, jah. Jah, milles küsimus? Meil on ainuke, me tahame konstruktiivset dialoogi, aga tundub praegult, et mingi osa, ütleme siis teisest poolest, pigem on tõmmanud endale nagu paksud prillid ette ja räägib valdkonnast, ei taha näha, mis toimub ümberringi. Tegelikult me praegult oleme suhteliselt kriitilises ressursipuuduses, sest me oleme võtnud endale 2018. aastast ülesande, mis üha rohkem hakkab meile üle jõu käima, sest me töötame ju vabatahtliku põhimõttel. Me oleme MTÜ, ma ei saa palka. Ma teen seda oma koolituste, oma teraapiatöö, oma isikliku elu arvelt. Et see on suhteliselt hullumeelne. Alguses oli see tore, esimesed 2-3 aastat, et lõime ja tegime. Aga nüüd me näeme, et meil tuleb liikmeid juurde, see kandepind, see vastutus suureneb. Ja ühiskond on ka ühe rohkem valmis nendeks põhimõttelisteks muutusteks. Siin tuleks juba päris oluliselt ikkagi taotleda vastavate otsuste tegemise ümarlaua juurde pääseda. Et riik võiks meilt natuke seda koormust ja riski maha võtta, et me praegult teeme tööd riigi hüvanguks, me reguleerime seda valdkonda, mis on tegelikult riigi ülesanne. Puhtalt riigi ülesanne ja kui ma suhtlesin WHO esindajatega Euroopas, siis nad ütlesid, et te ajate jube õiget asja. Et jääge endale kindlaks, aga noh, kaua me jõuame seda vabatahtlikult ajada. Ja noh, riik on ju inimesed, riigi kõige suurem väärtus on inimesed, keda siis noh, terve inimene on eesmärk, nagu sa ütlesid. On ju. Et siin on ka, ütleme see, et kes parasjagu seal eesotsas istub, on ka väga huvitav siuke täielik kõver peegel, mida mina olen oma lühikese elu jooksul näinud, et ütleme, kui mina olin noorem, siis olid liberaalsed inimesed, olid need, kes rääkisid alternatiivmeditsiinist. Nüüd on see muutunud täiesti vastupidiseks. Liberaalsed inimesed peavad seda täiesti uhuuks, on ju. Ja noh, samamoodi, noh, seda ESO podcasti tees ma olen alati öelnud, et no küsitakse, et miks sa seda teed ja see valdkond on ju nii ja nii ära lörtsitud ja nii edasi ja noh, ongi, seal on igasuguseid, see tiik on nagu sogane, aga noh, see ei tähenda, et see tiiki minema ei peaks, on ju. Aga et kõik info ja kõik, ütleme, teave, mis meil siin maailmas on ilmselgelt ei ole nagu keelega maitstav ja käega katsutav, on ju. Et noh, see sama teraapia, mida sina teed, et see võib ju kõlada mingisugusele inimesele, kes on selle valdkonna täiesti ära lõiganud oma elust, võib kõlada noh, täiesti ulmelisena, et sa mingi kätega liigutad mingid energiaid ja inimene tunneb ennast paremini, et noh, see on ju täiesti muinasjutt, on ju. Nii kaua, kui ta tuleb teraapiasse, et saada täiene meditsiini kogemus, sa pead tulema ühte teraapiasse. Et see avab, see muudab midagi inimese sees põhjalikult. Et see kõik algab kogemusest. Kellel ei ole kogemust ja ka paneb käed ette, siis tal on pigem mingi sisemine takistus või mis iganes energia, mis teda kõigest sellest eemal hoiab millegi pärast. See on juba omakorda just nagu haigus. Et miks me ei ole avatud? Et see on väga loomulik lähenemine, mida täienmeditsiin tekitab. Et me tegelikult, kui me valime oma uusi liikmeid, meil on ikkagi kriteeriumid. Me väga põhjalikult vaatame, ega me ei lähe igat ühte ju võtma. Ja kui on väikegi kahtlus või
mingid vastuseisud kellegi poolt, siis me uurime neid põhjalikult. Me ei saa lubada, et me võtame endale liikmeks kedagi, kes ei õigusta, sest me võtame ju vastutuse oma liikmete eest ja liikmete välja koolitatud terapeutide eest. Eks see on, jah, see ei ole lihtne, aga see on selline vajalik töö ja sellega me tahamegi aidata siis sinusugustel klientidel teha neid valikuid. Need peavad olema ohutud ja turvalised valikud ja see on riigi huvi ju ka tegelikult. Ja kui räägitakse uhuust ja libameditsiinist, siis see on pigem hirm ja hirm on tekkinud mingitest suvalistest, mingit ühekordsetest lugudest. Ma ei tea, 18. aastal, kui see vesi meile peale tõmmati, seal oli mingi kornamürgi teema, kui ma mäletan, oli vist sellel aastal. Ja sellest ühest asjast läks see asi niivõrd keema, et igal poolt tõmmati kardinad ette, igaks juhuks. Kui majas üks mees ei maksa kütte eest, ei panda ju terve maja seda kütet kinni. Tegeletakse selle ühe juhtumiga. Täna mina ei tea kedagi, kes teaks kedagi, et on mingi probleem meie terapeutide või täiemeditsiiniga. Et see furoor, see libameditsiin, see uhuu, see on just nagu selline tekitatud foon, mis tegelikult kahjustab meie suguseid selliseid kvalifitseeritud terapeute. Ja võt tam nõukoda ongi selleks, et me eristuksime, me näitame, et me oleme erinevad, me pingutame selle nimel. Meie koolituses on meditsiini baasteadmised sees, lisaks erialale. See on kõik kirjalikult, see on Euroopa kvalifikatsioonisüsteemile vastav süsteem. Milles küsimus? Ja meil on nüüd 10-11 oktoober on meil tulemas muuseas Arengufest 2026, see on nüüd neljas kord, kus me tekitame aasta tippsündmuse. Me oleme muidu suvel selle tekitanud, nüüd me teeme 2-päevaselt selle sügisel. Ja see on Kopra talus Viljandimaal, et see on üks väga võimas üritus, meil on väga kihvtid ka mõned külalisesinejad, aga meie oma eksperdid, meil on ju tohutult head tegelased juba enda tiimides olemas. Me räägime arengust, me räägime terapeutide nähtavusest, kuidas ennast paremini turundada, kuidas saada seda eneseusku selles manipuleeritud õhkkonnas siin. Et kuidas olla hea terapeut, kuidas olla veel kvalifitseeritum, kuidas see kvaliteet looks usalduse. Meie oma eksperdid räägivad sellest ja me oleme kutsunud nüüd, paneme kokku just ka ühte sellist paneeli, kus meil oleks 3 spetsialistiga väljaspoolt. Nädal tagasi andis nõusoleku meil tulla päeva juhiks ja seal seda paneeli ka ilmselt natuke modereerida Jüri Mutika, kes on ka selline vahepeale mees, kes on tegelikult avatud uuele, julge. Ja siis oli vist Timo Porvar, kes räägib turundusest veidi. Nüüd me otsime veel ühte sellist, meil langes üks hea esineja ära, me otsime, kes räägiks nagu inimese sellisest sisemisest olekust või. Et terapeut vajab ka sellist enesekindlat ja tasakaalukat sisemist olekut, et millest see kõik sõltub. Miks me peame olema alla surutud ja kartma. Me oskame nii palju ja teeme nii väärt tööd, et me võime olla julgemad oma tegevustes. Nii nagu terapeut, nii peaks ka nõukoda olema üha julgem. Et me teeme vajalikku asja riigile ja aeg on tulla nii-öelda kapist välja ja rääkida sellest avalikult. Ükskõik siis, mis keegi kuskil arvab, aga ja meie tugi ongi just see ÜRO ja WHO sellised suunad, mis on tegelikult hämmastavalt sellised praktilised ja mõistlikud. Ja seal ennem jätsin ütlemata, et seal on ka punkt ikkagi ju selline eesmärk, et tuleb elanikkonda või ühiskonda ikkagi teavitada selle valdkonna sellisest kasust ja turvalisusest. Et me ei saa niimoodi tõmmata lihtsalt tooli alt ära öelda, et see on kõik jama. Tuleb näha, mis tegelikult toimub. Ja seda meie usaldusväärsust me ei pea ise tõstma, vaid sellele peaks tegelikult riik kaasa aitama. Ja siis julgeb ühiskonna inimesed julgevad ka meie juurde paremini tulla. Meid võetakse omaks. Täna on meid just nagu tahetud pagendada kogu aeg ja sildistada. See ei ole aus. Selle töö juures, mis me tegelikult teeme. Selliste teemade pool ja mind, et kui ma suuremalt mõtlen, siis mind alati huvitab või isegi
erutab ja siis omakorda nagu tekitab nördimust on see, et milline võiks olla üldse inimeksistentsi potentsiaal, kui me ise endale kaikaid kodarasse ei paneks, et on näiteks on ju, et psühhedeelsed ravimid põhimõtteliselt, mis iganes taimed ja ained need on ju, noh, mis ka niimoodi nagu vaikselt nüüd leiavad oma tee nii-öelda teaduspõhisesse maailma ka või kontrollitud siis keskkonda, kus neid uuritakse, et kuidas saab inimese vaimset olukorda nendega parandada on ju. Aga noh, põhimõtteliselt oli kunagi USAs oli üks härra Nixon, kes pani nagu põhimõtteliselt kõigele veto peale ja pärast seda me oleme et nagu mind paneb alati mõtlema, et kui nagu siukseid asju ei toimuks, et mis oleks nagu inimeksistentsi potentsiaal ja noh, kogu täiend meditsiini peale mõeldes samamoodi, et miks me ei võiks olla sellised, ma ei tea, klassikaliselt kujutad ette seal Jaapani mingisugusel väiksel saarel elavad neid 105-aastasi inimesi, kes põllumaad veel rohivad on ju, et siuke pilt ei ole ju nagu niivõrd utoopiline, aga nagu Euroopas meil siukest pilti on vähe ja inimesed tegelikult saavad ju sellest aru, et tihti peale tuleb mingisugune riiklik, mingi terviseekspert kuskil esineb jälle ja vahepeal juhtuvad need terviseeksperdid olema silmanähtavalt nagu tohutult kehvas vormis ülekaalulised inimesed ja siis nad tulevad on ju rääkima, et kuidas peaks toituma või mida peaks tegema, et inimesed nagu saavad aru sellest, et see ei ole realistlik. No võt, ma olen ju sporditaustaga ja olen oma keha hästi tundnud. Eks see oli ka, ma nägin, et minu ümber poistel, meestel, võistkonnakaaslastel, kellel olid seljataiged, kellel põlvetaiged, mina pääsesin päris hästi oma karjääri lõpuni seal 90ndate lõpus, sain hakkama ja siiamaani olen heas vormis, võin liikuda, võin hüpata, võin kõike teha, eks. Mul on uhke selle üle. Ehk küsimus on, kuidas sa oma keha õpid kasutama. Et meil ei anta instruktsiooni kaasa ja pigem see viimased aastad surutakse seda alla. Mina õppisin keskkoolis, meil oli anatoomia õpik. Tänapäeval, kui ma vaatan, mul on 8. klassi anatoomia õpik veel alles, uskumatu, mis kõik me õppisime. Tänapäeval ei ole enam anatoomiat. Bioloogia või mingi loodusteadus on, ehk meile ei õpetata enam oma keha tundma. Et inimene muutuks esiteks teadlikumaks ja hakkaks oma keha oskama kasutada. Selleks me peaks aru saama nendest seostest kõik. Et ma olen käinud oma maakonnas, seal olen paaris koolis, gümnaasiumi tasemel käinud loenguid pidamas, just et kuidas keha toimib. Noored kuulavad silmad punnis, suu lahti ja pärast tulevad veel eravastuvõtule, et saada enda kohta rohkem teada. Nad on huvitatud, nad on valmis materjal. Aga mida teeb ühiskond? Paneb nad kasti, ütleb, et te ei pea oma kehast midagi teadma, kui teil on probleem, pöörduge perearsti poole. Ühesõnaga ta võtab, nagu sealt ongi see sama vastutus, mis sa ütlesid. See vastutus võetakse juba varakult ära. Aga need arenenud tsivilisatsioonid, mis just nagu enne meid kunagi olid, nemad tundsid ennast põhjalikult, inimesed tundsid ennast ja sealt arenesid ka need tohutud võimed välja. Nad hoidsid oma keha puhaste tervetena, neil ei olnud sellist närvilisust ja stressi, mis meie ühiskond siin loob ja nad arenesid täies võimes välja. Ja loodus näitab ka ju, et mida loomad kõik suudavad. Milline haistmismeel on koeral. Mul on Welsh Springer Spaniel. Tema haistmisvõime on 100 000 korda suurem kui inimesel. 100 000. Me ei kujuta ette, kuidas selline arv on võimalik. Ja tõepoolest, et need võtted, kõik, mida ka täiende meditsiinis kasutate, ega mina ka ei uskunud, mis pagan energia liikumine. Ma olin 2005. aastani materialist. Mul oli kapp lipse ja pintsakuid täis siin, käisin vastuvõttudel ja bankettidel hotellis. Aga siis ma hakkasin nägema, et see ei ole päris see elu, et just nagu hing tahtis midagi muud. Nüüd ma elan maal, mul on koer, meil on suur majapidamine, põllud, peenrad, kasvuhooned, väga kihvt. Ise saan töid teha, ise saan looduses olla. Aga sa ise siis kuidagi väsisid vaimselt ära sellest elust? Ma ei taibanud seda tegelikult. Ma tegelikult taandusin siis, kui ma nägin, et ma olin tippjuhina ikkagi. Ja kui ma nägin, et tippjuhid, mis siis, et ma olen peadirektor, sinust on alati keegi kõrgemal. See oli siis omanike ring, omanike nõukogu.
Ehk ühel hetkel lihtsalt omanikud otsusid hotelligrupi ära müüa norrakatele. Ma läbi selle sisuliselt kaotasin oma töö. Ja siis ma üritasin siia-sinna veel tööle saada ja sain ka, olin Baltikas ka, olin välisturgude müügijuht ja nii, et ma olen nagu töötanud suhteliselt sellised ikkagi juhatuste tasemel. Aga siis ma nägin, et alati on keegi sinust üle ja alati otsustab, kas sa pääsed platsile või ei pääse. Korvpalli ma lõpetasin siis ära, kui ma enam algviisikusse ei saanud. Ma olin kogu aeg ikkagi põhiviisiku mees. Ja juhtimise ja sellise palgatöö ma lõpetasin ka siis ära. Ma tahan ise otsustada oma elul. See vabadus on tohutult määrav sinu enda jaoks. Mis siis, et see tuleb alguses raskelt. See tuleb endale ise kätte võidelda. Nüüd ma olen ikkagi pigem sellise eraettevõtluse ja erategemise tugev pooldaja, et siis sa elad, siis sa saad sina ise olla. Et kohutav vaadata, et tänapäeval me peame minema hommikul, no mina mitte, hommikul minnakse tööle ja õhtul koju ja siis sul on nii vähe aega enda jaoks, oma pere ja taastumise jaoks. Inimesed nagu harjuvad sellega ära, noored alguses küll, aga ma näen, et ka, et mingis hetkest üha rohkem tahetakse nagu seda oma elu tagasi saada. Kõige hullem on veel siis, et kui sulle ei meeldi ka see koht, kuhu sa minema pead ja sa oled nii-öelda sellises suluseisus on ju, et sa pead. No võt estimatuseks. Palju asju, mida me peame, tegelikult ei taha. Et see vabadus algab siis, kui sa suudad elada nii, et sa ei sõltu elust. Iga järgmine otsus tuleb teha nii, et sa vähendaksid seda seotust eluga. Ühel hetkel vaatad, ma saan ise otsustada. Mis siis, et võib-olla pean vahest nagu rihma pingutama, aga ma olen vaba. Ja siis hakkab inimesel see loomevõimega tööle. Siis sa järsku hakkad vaatama, et see asi õnnestub, see idee tuli. Sa tuled, see sinu tegelik loomus hakkab välja tulema. Aga tänapäeval inimesed, kogu need kombitsad, need on kõik info saamiseks ja mingite asjade mõtlemiseks, et ta ei suudagi saada neid tegelikke signaale, mis talle nagu, mis iganes kõiksusest võiksid tulla, mis talle nagu selle lambi tegelikult põlema panevad. Ta on sisuliselt ori. Ma olen nimetanud vahest seda orja ühiskonnaks meil siin. Ei no on. Selle kohta on ju hea võrdlus on kodukoera ja hundi vahel on ju. Et kodukoer saab küll iga päev süüa, aga ta on ketis. Hunt peab võib-olla vahepeal mitu päeva ilma söögita hakkama saama, aga ta on vaba. Et jah. Aga Valdo, millise soovituse sa annaks inimestele, kes tunnevad võib-olla ennast kehvasti, ütleme niimoodi. Et kõik ei saa ilmselt eraettevõtjaks kohe hakata ja metsa kolida, aga siuke üldine suund, kuhu inimene võiks liikuda, kui ta tunneb, et midagi on kuskilt valesti. No praegu tegelikult just nagu ütlesin, et iga järgmine otsus, me oleme kogu aeg mingil ristteel ja mingi otsus. Kui sa teed seda, siis mõtle hoolikalt järgi, kas see annab sulle vabadust juurde või võtab seda rohkem ära. Et ma arvan, et sealt hakkab see asi eelkõige pihta. Et me ei saa ennast tohutult ka liisingutesse ja võlgadesse panna, et pigem kodu võib-olla võib küll osta. Minu tütar alles ostis endale ka uhke korteri Tallinnas. Väga tore, eks, et see on okei. Aga et sa siis edasi ennast kinni ei messi, et siis vähemalt sa teed seda tööd, mis sulle meeldib. Mis siis, et väiksema palgaga ja suhtled nende inimestega, kes sulle meeldivad. Et juba ainuüksi see, kui sa oled päevast päeva sellises keskkonnas, kus sa inimestelt energiat ei saa, siis sa just nagu inimene elab nagu kapslis tegelikult. Seda ma näen, ütleme, oma Kishiatsu teraapias. Kui inimene on, see on kopsu energia, see kukub nagu sisuliselt auku. Inimene peab saama suhelda, ta peab see energia vastuvõtmine, välja andmine peab olema see vaba ja voolav. Nii nagu puud looduses, ka inimene. Me ei saa ennast panna kuskile kinni. Võib-olla keeruline soovitus, aga et vabadus on see, mis meid tervena hoiab ja õnnelikuna. Kas usud, et inimene arenes ahvist? Ei usu. Mina ka mitte. Aga sellega tõmbamegi kokku täna. Ja mis need siis tuleta meelde, mis need kuupäevad olid, kui teil üritus toimub? No üritus Arengufest 2026 on 10-11 oktoober. Sinna võivad tulla nii organisatsioonide esindajad, terapeudid, kõik, kes tunnevad, et tahavad valdkonda, täiendmeditsiini valdkonda toetada või on kuidagigi sellega seotud. Kui sa oled sellega natukenegi seotud või tunned huvi selle käekäigu eest, siis tule ja pane õlg alla
ja ole osaline selles. Ainuüksi sinu osalemine näitab, et see on sulle oluline valdkond, et sa tahad aidata kaasa, et meie tervishoid Eestis tervikuna liiguks mingi sammu ja paradigma võrra edasi. Nii, ja see oli Kopra talus, siis te leiate tammnõukoda.ee selle info või meie Facebooki lehelt Eesti Tammnõukoda. Kogu aeg on seal info jookseb. Ja teine, millest jutt tuli, oli siis minu enda kursus. Oma sellise tohutu koormaga siin Tammnõukojas ma ei ole saanud oma koolitus üldse välja eriti hüüda. See on 18-19 september, ma teen siis Kirde tervisekeskuses. See on tegelikult Jõhvis, mis on lähemal kui Tartu, 162 kilomeetrit. See on väga mugav, mõnus meie isiklik keskus, kus ma olen oma koolitusi läbi viinud ja seal 2 päeva jooksul ma teen väga huvitava põneva läbiva infopaneeli siis sellest kursusest, mis on tegelikult Kishatsu kutseõppekursus. Eks saate selliseid põnevaid võtteid, osalejad saavad hakata energiat ise tunnetama, ma näitan, kuidas see käib, aga me teeme ka võtteid üksteisele, ma saan teid diagnoosida, kui arv meil liiga suureks ei lähe, aga grupp jääb väike kindlasti. Nüüd tulge, keda see kõnetab, mul on juba siin muuses mitu meest ennast kirja pand. Nii et kui mina olen hea terapeut, siis paistab, et meestele see sobib, aga see Kishatsu teraapia sobib üldse nagu teiseks ametiks nii mõnelegi massöörile, holistikud, et ma olen näinud, et see on selline hea medali teine pool, et sa näed inimese sisse. Hingajad või holistiline teraapia või mis iganes, kes töötab inimesega väljastpoolt või ka manuaalteraapiat, siis läbi Kishatsu sa näed sisse, mis seal tegelikult toimub. Ja see on palju huvitavam maailm ja palju sügavamalt mõjutatav. 18-19 september. Vot, aitäh sulle igatahes, et tulid. Aitäh kutsumast. Eesti Esu. Boost Casino.